jälle kallid. Oleme siis nüüd juba 42. inimese teie saate juures. Ja tänaseks teemaks mõtlesime võtta depressiooni ja sisemise agressiivsuse ja kuidas see tegelikult pöördub mitut pidi iseenda vastu. Ja võib-olla kuna ma traditsiooniliselt hakkame sinust pihta alati, siis ma küsikski niimoodi, et kuidas sina oled tundnud, kas sinu, ütleme, kui sa tunned mingit reaalset sisemist viha, sul on, ütleme, kui sa teadlikku viha tunned, kas sa siis oled märganud seda, et see tuleb kuidagi sulle kohe tagasi teisipidi? Või mingid selliseid seoseid tekkinud? No jah, selles mõttes, selle koha pealt me oleme vist seda varem puudutanud ka mitu korda erinevatel hetkedel, aga mina jään hirm ja viha teevad mind haigeks. Et kui kui ma olen, me teame ju seda, et vihane olek, mitte tigedus iseenesest, aga viha tuleneb hirmust, mis on ka loogiline, et mõlemal on mulle täiesti sarnane nagu nii-öelda tulem, minu keha muutub, automaatselt hakkab haigeks jääma, minu keha saab haiget sellest, kui ma olen kellegi peale, kuigi rohkem ma olen vist vihane enda peale kui teiste peale, et ma vaatan seda, et kui ma kedagi nii-öelda vihkan, siis minu viha ei ole tigedus, mu viha on pigem selline nagu emotsioon on ju, selline äkiline tuline emotsioon. Ja, et sul on ta nagu käega katsutavalt iseenda vastane viha. Tegelikult viha on ju tegelikult üks ja sama asi. Pole vahet, kuhu kohta me selle viha suuname. Kui meie sees on viha, siis ta võib olla kas maailma suunas või on enda suunas. Ja sinu puhul on ju klassikalised näited, kui sa ennast saega lõikusid ja ühesõnaga sulle on meeldinud, mitte meeldinud on vale sõna siin loomulikult, aga sul kuidagi juhtub nii, et sa teed endale väga sageli viga, kui sa midagi tegema hakkas. Jah, mul on kui ma hakkan tegema, ma mäletan, ega selles mõttes, kui ma... Õmblusmasinaga läbi Need on täiesti nagu unrelated, selles mõttes, et kuidas sa saad öelda, et need on seotud? Ma ei olnud vihane nendel hetkedel. Ei, muidugi sa ei olnud vihane, aga see ongi see alateadlik viha. Ega, ühesõnaga, ma kujutan ette, et sa võid sättida midagi seal ja öelda, et see on seotud. Nende puhul ma mäletan, ma ei mäleta nende puhul, et oleks eelnevalt mingisugust sellist emotsionaalset laengut, mis oleks olnud vihaga või kuidagi millegiga seotud ja siis oleks kohe tõlgendunud neisse või läinud neisse. Aga puhtalt koolihirm on ju, nagu ma ütlen, hirm ja viha on minu jaoks väga selgelt nagu sarnase tulemiga. Koolihirmu puhul on ju, et ma läksin nädalateks haiglasse sellepärast, et ma mõtlesin ennast täiesti reaalselt nii haigeks on ju, et kõik kohad, kogu mu kõht, kõik valutas ja miljon analüüsi, mis mul ära tehti, tuli välja, et ma olin ikkagi tõsine simulant selles mõttes, et kõik need valud kadusid sel päeval, kui ma koolist ära tulin. Aga sellega siis võrdlusse saan ma panna nagu mitmeid olukordi, kus mul on siis tõsine hirm või tõsine vihastamine kellegi peale on toonud sellise kehalise, kõige labasemal või kõige lihtsamal moel enda ära kõrvetamise, sellepärast, et ma vihastan su peale, kui ma parasjagu köögis süüa teen. Või ma mäletan seda, et oli üks selline hästi tobe intsident, kus nagu ikka sa saad hiljem aru asjadest. Ma räägin sinuga, vihastan su peale telefonis ja järgmine hetk avastasin, et ma olin kääridega omale siia sisse lõiganud. Ja selles mõttes, et ühesõnaga, need on nagu pindmised haavad, on ju. Aga nagu ma just ütlesin, et see koolihirm ja erinevad vihastamishetked on täiesti selgelt näidanud mulle ära, et ma ka seesmiselt tekitan endal, nagu mul oli läbi vihastamise, läbi sellised nagu tõsise sellise nagu pinges seisundi suutsin ma omale soolesonga välja mõelda, või mitte välja mõelda, lõpuks see opereeriti. Reaalseks mõelda. Ja selles mõttes, et kui
teatud pingeseisunditest ei tule lõdvendust mul, siis mu keha loob need olukorrad, muudab need olukorrad päris nagu reaalseks olukorraks, situatsiooniks. Et selles mõttes mu keha jõuabki sellesse kohta välja, kus ta on haige. Nii et ma täiesti selgelt usun seda, et inimesed suudavad omale, et viha on see, mis tekitab vähki väga tihti. Alateadlik, ma kujutan ette, et vähk on kõige sellisem alateadlikum, kõige rohkem nagu läbi viha ja läbi hirmu. Kõvemaks läinud viha nagu. Nagu paakunud hästi. Pigem kõige hullem hirm, mis sul ees võib olla. Sa kardad midagi elus nii väga või sa hoiad läbi hirmu või läbi ühesõnaga mingi sellise meeletult negatiivse emotsiooni hoiad millestki kinni või miski toimub sul. Ja sellest tulenevalt jõuab see võib-olla siis lõpuks vähini välja. Sest ma olen alati uskunud seda, et vähk on vihaste inimeste nagu haigus või tigedate inimeste haigus. Ja, eks nad on erinevad. Loomulikult inimesed ei ole kõik ühesugused, aga jah, mingisugune selline pika viha pidamine ja sellised asjad nagu on vähiga inimestel. Siis mul on mitu vähki oodata, sest ma tean, ma olen väga pika vihaga inimene. Siin oled pika vihaga, jah. Ja selles mõttes sul on nagu selline vaimne eelsoodumus on küll vähilaadseteks haigusteks. Ja meil vist on ka suguvõsas täiesti olemas, täiesti võimalik. Jah, sest mul on rohkem südamehaigused ja sellised asjad. Sest ma arvan, et ma suren infarkti või insulti pigem. Ja, aga olgu see siis kiire minek, sest ma ei põetada, ma ei viitsi. Mulle ei meeldi põetada. Ega mulle ei meeldi põetatu olla. Jumal tänatud. Aga nojah, see kuidas üldse igasugune kurjus enda sees. Ma ei tea, kurjus on natukene selline hinnanguline sõna, ma ei tahaks seda siin kasutada. Ja ma ka ei ole kindel, et see on kurjus, selles mõttes sellepärast ma panengi viha ja hirmu ühte ja ütlen, et viha tuleneb hirmust. Ja kindlasti tuleneb. Sellepärast, et ma ei arva, et me ju teame, kindlasti on inimestel oma enda kogemusi, sõprusringkonnas, perekonnas, kus iganes. Inimesed, kes jäävad vähki tihtipeale, tunduvad meeletult head inimesed ja ma absoluutselt ei eita seda võimalust, et nad ongi väga head inimesed olnud terve oma elu. Aga igas inimeses on mingisugused probleemid, mingid asjad toimuvad. Ma usun, et väga paljudel neil inimestel on seesmised väga-väga tõsised hirmud, millest nad hoiavad alateadlikult või teadlikult hoiavad kinni. Ja need hirmud nagu tekitavad sopistuse. Kujutame, et see on siis sopistus on ju vähk. Et selles mõttes, et ma tean päris mitmeid sõprade kaudu või kus iganes väga-väga häid inimesi, kellel tekib vähk, kes viib nad ühel või teisel moel ära kiiresti või aeglaselt. Ja need inimesed tunduvad täiesti üle mõistuse head inimesed. Ja kuidas on võimalik, et selline asi neid tabab? Ja siis sa hakkad mõtlema ja siis sa mõtled sellele, et ütleme nii, et kui sa lased lahti sellest mõttest, et sellel heal inimesel aga vaata tihtipeale on see, et üks asi sa ei räägi surnust halvasti on ju naljalt või surnust räägitakse eriti halvasti, ma ei ole kindel, kumb see on. Ja teine asi see, et sa lased lahti sellest, et sellepärast, et nad surid vähki nii raskesse ja kurba või mis iganes haigusesse, et sellepärast nüüd hoida ennast tagasi ja mitte neid meenutada on ju nagu igatpidi, et inimene on inimene ka siis ja oma kogemust, oma head, oma halbadega ka siis, kui ta ära sureb. Ja see, miks lõigatakse meid lahti, miks lahatakse inimesi, miks uuritakse inimesi peale surma, on ju see, et aru saada, millest mis tuli. Mis toimus. Samamoodi nagu meditsiin ja teadlased uurivad, ma ei tea, siis lihaskude või miks inimesest ei räägita halba? Üks asi minu arvates inimesest ei ole üldse mõtet halba räägida. Selles mõttes, et ei ole olemas halba inimest. Inimesed on nagu nad on kõik ja ega on oma probleemid. Ja aga seda ma ju silmas peangi, et analüüsimine ei tähenda halva rääkimist, aga kui sa surnud inimesest või läinud inimesest või inimesest, kes põdes vähki või elas selle läbi ja sai võitu või mis iganes, analüüsid seda,
kuidas ta sellesse kohta jõudis, kuidas ta sellest läbi sai. Siis see aitab meid. No see aitaks jah, aga probleem on ilmselt selles, et tegelikult me ei oska sellistel teemadel rääkida neutraalselt. Me ei analüüsi, me hakkame, kui ma ütlen, et oi, aga ta oli väga kuri või tige inimene, seal kandis mingisugust alateadlikult tigedust endas kaasas. Siis seda võetakse kohe hinnanguna. Võetakse kui hinnangut, jah. Jaa, aga seda ma mõtlengi, et neid asju ei ole mitte mõtet, aga neid asju ei tohiks võtta hinnanguna, sellepärast, et sellised asjad aitavad võib-olla meil aidata mõnda teist inimest, kellel on sama probleem või sarnane probleem. Lihtsalt sellepärast, et me oleme läbi rääkinud need asjad ja me võtame teadvusesse need olukorrad. Jah, ma näiteks mõttes, kui ma olen siin tutvusringkonnas on olnud mingisugused vähijuhtumid, siis ma alati mõttes läbi lasnud niimoodi, et mis selle taustaks võis olla, milline viha selle taustaks oli ja reeglina ma leian ka üles ka. Ja tegelikult, eks ütleme niimoodi, et ma teen siin teine saade, mis ma siin teen meie kanali peal, on see tervendaja saade. Ja seal ma olen võtnud lihtsalt kõik haigused ja mitte kõik haigused, praegu ma olen E-tähe juures, aga ühesõnaga tähestiku järjekorras. Ja siis iga ühe kallal neist mõtisklenud. Ja ma kasutan seal mingit kirjandust ka, eks ju. Ja ma pean ütlema, et 99% haigustest on mingisuguse allasurutud emotsiooni tagajärg. Ja see tuleb ka sellest, et kui sul on agressiivsus sees või mingisugune asi, mida sa ei julge välja elada, siis sa surud selle kehasse. Ta peab kuhugi minema. Ükski energia ei saa universumis kuhugi ära kaduda. Ta peab millekski muutuma. Ja nüüd ta jääb sinna kehasse sisse ja hakkab seal nii-öelda ja kui sul hakkab näiteks ütleme viha, eks ju, mis on vähiga seotud, hakkab kasvama. Seda viha tuleb ju juurde, eks ju, sa vihastad jälle teise peale ja kui meil üks tuttav, mul on meesterahvas, kes siin kahvata, ta oli verevähiga. Ja tema ongi selline, et ta on selle peale kuri ja siis ta ärkab üles ja siis ta on tolle peale kuri ja hästi pika vimmaga. Ja see korjubki ja siis lõpuks on sul, lõpuks ta ei mahu sul ära kuskile. Üks asi on see, et sa lähed siis paksuks. See on see üks põhjus, miks paisuvad, eks ju, siis sa pead seda kuskile hoidma, seda energiat. Ja kui sinna ka enam ära ei mahu, siis ta pungub siis mingisuguse tõvena välja. Aga näiteks üks haigus, mis on ka veel väga sellise eneseagressiooniga seotud, on langetõbi. Mida ma olen vaadanud, et seal on need krambid, eks ju. Ja kramp on siis selline nagu äkiline eneserünnak. Tõesega ma mõistan eriti teravalt ennast hukka sellel hetkel justkui nagu. Et sellised niimoodi, ühesõnaga ta siis läbi keha tulevad need enda kurjad mõtted tagasi. Aga nad ei tule mitte ainult läbi keha, me oleme nüüd jäänud siin haiguste peale rääkimisega. Aga tegelikult on ju ka niimoodi, et ükskõik mis, ma ei tea, aud mingit kätte paksu kellegile või lihtsalt soovin midagi halvasti. Siis iga selline mõte on nagu pisikene mitte isegi väga pisikene, aga üks telliskivi minu reaalsuses. Ja kui ma neid mõtteid kipungi mõtlema, siis mingi aja pärast ongi nii, et kogu mu maailm koosneb ainult nendest kurjadest mõtetest. Ja need hakkavad täpselt samamoodi maailmast nii-öelda haigustena tagasi tulema. Ehk haigustena siis tähendab seda, et need on need kohad maailmas, mis hakkavad mulle haiget tegema. Tekivad erinevad kurjuse avaldused. Keegi keerab mulle käkki. Ma olen siin vaatan inimesi, kes ka Facebookis vahel vaatad inimesed ütlevad, kiruvad selle, oi sõbrad, lõigele noa selga ja sa kirud, sa oled ju ise siis, see on sinu maailm. Järelikult muidugi, ega ma jälle ei taha nüüd öelda, et see inimene on süüdi, et tõepoolest on talle nuge selga löödud. Selles mõttes ka minu tutvusringkonnas ma olen vaadanud, et on, kuidas ma neid, ja üldse mitte neid maha tegevalt, aga ma olen neid kutsunud eriti õnnetuteks inimesteks, kellel siis ühel või teisel
puhul vaatad, et noh, läbi aastate need mustrid muudkui korduvad ja korduvad ja korduvad, kuidas on noh, probleemid varaga, probleemid abieludega, probleemid, ühesõnaga astuvad nagu ühest kohast teise ja sul on selline tunne kogu aeg, et noh, et nad nagu ei saagi kunagi oma mustrist välja ja noh, vahest tekib nagu vähe selline mõte, et nagu ja see kõlab nii halvasti praegu, ma just mõtlesin, kui halvasti see kõlab. Et huvitav, et noh, et kas nad nagu vahest oma situatsioonist kõrvale ei taha astuda ja vaadata seda, kuidas see ämber on kogu aeg sama, et see ämber on nad ise, et kuigi nad kindlasti oma finantssituatsiooni ei taha sellisena näha ja nad ei taha oma suhteid sellisena näha ja nad ei taha, et nende lastega halvasti läheks või mis iganes seal on siis. Aga et nad ju põhimõtteliselt peaks ju inimene mingil hetkel suutma astuda korraks endast kõrvale ja vaadata oma enda probleemidele ja kõigele otsa ja aru saada, et on nagu võimalik nii-öelda paralleel või vastupidine või teistsugune tee ka ette võtta. Tead, see on jube raske selles mõttes, et noh, sa oled ju minu neid iseenese sisevõitlusi kõrvalt jälginud nüüd aastaid. Ja ma ju näen oma probleeme. Noh, kas või seesama raha kaotamise hirm või noh, ressursi kaotuse hirm kõige laiemas mõttes, eks ju. Ma tean, kust see mul tuli. Ma tean, kuidas see mul on. Ja ma ei oska mõelda teistmoodi. No okei, ma olen hakanud tasapisi ja olen hakanud mõjutama niimoodi. Aga niimoodi lihtsalt, see on mingi usk, mis sulle kasvab sisse lapsepõlves. Ja noh, reeglina need, kes maailmaga pahuksis on, need on olnud emaga või noh, võib öelda lihtsalt, et oma perega pahuksis selles mõttes. Ta ei pea olnud ema olema, see võib olla ka see. Ma arvan isegi, et noh, seal on küll omad nüansid, et on ema pool, isa pool. Aga laps sünnib ema-isa armastuse välja. Ja nüüd, milline on isa suhe emasse ja vastupidi loomulikult. Ja selline on selle välja dünaamika. Ja laps korjab sealt selle tunde üles, missugune maailm on. See ongi lapse maailm. Ema-isa vaheline suhe on lapse maailm tegelikult. Ja kui me... Jah, just. Ja kui meil see... Ja sealt meil kasvab see usk sisse. Okei, mul oli eks ju see sünnitrauma, mis selle usu tekitas. Nii et selles mõttes minu ema-isa on patus puhtalt täitsa. Aga noh, seal on ka omad nüansid, mida me hakka siinkohal praegu lahti kirjutama, et eks see kõik ju tekkis nii, et see sobis pilti ikkagi selles mõttes, seal on omad. No, mingil põhjusel täiesti mitte süüdistades sinu vanemaid, aga mingil põhjusel oli sinu emal jälle ka vaja sellist nagu kogemust, on ju, sünnituskogemust ja noh, sinu ema on naisterahvas, kes ütles mulle kunagi, et temal käib kõik väga korrektselt, väga kindlad nii-öelda, noh, tema elu on nagu punktist punkti, väga selge, et enne laste sündi oli kõik täpselt õige, ühesõnaga kõik oli õige kogu aeg. Ja ta teadis ja umbes, et tema kontrollis seda, millal asi võis nii-öelda minna sammust kõrvale. Ja see sünnituse kogemus selline, noh, teiste sünnituste kogemustest, ma lihtsalt ei tea teiste vendade sul kogemusi, on ju. Aga et noh, et see kogemus oli talle selles eluperioodis vajalik, see kogemus oli vajalik, et anda sulle mis iganes tõuge, milleks iganes ja nii edasi, et noh, et selles mõttes ükskõik mis põhjusel või ükskõik mis sa said oma ellu, sa said selle põhjusega. Sellele ei ole küsimus. Selles ma üldse ei kahtle enam, selles mõttes, et noh, esiteks see, kes ma olen, noh, see ma olengi ju selle tõttu, et see kõik on, kogu mu elu on selline olnud, eks ju. Ja kellelegi oled sa siin elus ilmselgelt äärmiselt vajalik. Jah, või millekski. Et selles mõttes meil on oma eluülesanne ja meie eluülesanne vormistataksegi selle lapsepõlves. Selles mõttes,
et tegelikult need traumad, mis me lapsepõlves saame, ehk et siis neist kujunevad meie armastuse takistused. Sealt tulevad meie hirmud, mida me peame ületama. Ja sellepärast minu arvates elu ülesanne ongi nüüd see lapsepõlve trauma, siis millest iganes see koosneb ja millistest hirmudest. See ületada ja jõuda armastuseni vaatamata sellele. Et selles mõttes, see, kui halvad meie vanemad on või kui head või tegelikult nemad vormistavad meie, ütleme siis karmalise ülesande põhimõtteliselt. Meil on mingisugune karma, et me peame, meil on, ma ei tea, kas näeb Jumal siis taevas või kes iganes, et või me valime ise hingena selle, et see on meie ülesanne ja siis kujundatakse sellele ülesandele vastav usk lapsepõlves. Ja seda me siis eluaeg lahendamegi. Mina olen, mis sulle nalja tegi? Mul ei teinud miski nalja, mulle meeldis Elaine Page, kes praegu laulab. Okei. Aga mul käis praegu peast ka läbi, kuna tahtsin seda korraks puudutada, sest see nädal kuidagi või viimased paar nädalat, aga selles mõttes, et ma sain aru, ma kandsin sulle üle, ühesõnaga, sina oled iseenesest suhteliselt selgelt ületanud või jõudnud edasi oma alkoholiprobleemiga. Ma ei ütle, et alkohoolik elu sees päriselt vabaks saab selles mõttes, ta peaks alati jälgima seda või ta peaks alati nii-öelda võitlema oma enda selle emotsionaalse traumaga, mis paneb teda tahtma alkoholi. Ja ma sain aru sellest, et see alkoholi teema, mida ma sinu peale üle kannan, see ei olegi niivõrd mu enda oma, aga see on mul tegelikult kogemustest, minevikust on ju mingitest olukordadest. Ja kui ma üks päev ütlesin sulle, ühesõnaga see teema siis valdab tegelikult ju seda, et sa võtsid ühel õhtul 2-3 oma seda nii-öelda cupfulli seda asja, mis sa parasjagu... Veinilaadset toodet. Veinilaadset toodet, jah. See selleks. See nüüd, see, kui palju sinul seda vaja on ja kui palju sa seda võtad ja ühesõnaga ma sain aru, et see ei ole kuidagi seotud sellega, mida ma tegelikult tundsin. Et ma ei ütle seda, et võib-olla oleks see probleem, kui sa hakkaksid seda iga päev tegema, või pidevalt tegema ja teataksid mulle, aga see oligi see asi, mis pani mul mõtte tööle. Kui sa ütlesid mulle, et sa oled täna teinud, ma olen täna teinud palju tööd või väga palju pingutanud ja nüüd ma tunnen, et ma väärin seda kohta, kus ma võtan selle või midagi sellist. Ja mul oli siuke tunne, et nüüd ma tahaks lasta lõdvaks ennast. Ma ei saa öelda, et mul oleks mingi jube raske päev olnud, aga väga tegus oli kogu aeg oli sebimist ja ütleme nii, et üle keskmise oli füüsilist tegevust. Nii, ja siis sealt hüppas mulle 2 asja välja. Üks oli see, et peaaegu sama lause ehitust, sama lauset, sama mõtet kasutasid sa aastaid tagasi. Siis kui sa jõid palju ja ütlesid mulle ka umbes, et nüüd on õhtu, ma võin teha umbes, et mul on õigus või nädala lõpp, et mul on õigus, on ju, aga vaata, siis sa jõid tihti ja siis see oli reaalne probleem. Praegu see ei ole probleem. Aga teine oli, mis mul sellega tuli kaasa, mida ma sulle mainisin, oli see, et mul tuli meelde kogemus, kus öeldi peaaegu iga õhtu klaasi või paari klaasi viina koksi kohta öeldi täpselt sama asja. Et õhtu on, kellelgi ei ole õigus mulle midagi öelda. Mul meenus, kus kohast ma sain viinatrauma, sest vaata, ma siiamaani ma ei suuda, ma mäletan, ma isegi maitsesin seda kunagi, ma ei suuda seda ma ei suuda viina juua sellepärast, mitte et mul sellest väga kahju oleks. Ühesõnaga, kuhu ma tahan jõuda? Issand küll. Ma käin ümber selle pudru. Oli see, et ma sain aru sellest, et praegusel hetkel ei olnud üldse küsimus sinus ja palju sina jõid, vaid see mentaliteet hirmutab mind. See mõte.
see, sest üks asi minu arust see on see väga libisev nii-öelda alkohoolikute ja narkarite mõte on ju. Jah, see ju võetakse klassikaliselt, noh ma tahan nädala lõpus, päeva lõpus, tunni lõpus, minuti lõpus tahan lõõgastuda, eks ju. Ja siis oligi see, et kuna sul ei ole seda probleemi praegu, aga minus on väga sügavalt istutatud sisse ja ma ei saa öelda, et mu isa oleks olnud selles mõttes alkohoolik või midagi, et ta oleks jäänud ilma alkoholi tõttu tööst, et ta oleks ühesõnaga muutunud vägivaldseks. Ma ei saa selliseid asju öelda, sest ta ei teinud seda. Aga noh, ma mäletan seda õhtust isad ringi tegemist. Ja ma mäletan, kui palju see mind häiris. Terve mu lapsepõlve. Ja ma mäletan seda, et neid kordi oli väga vähe ja minuga väidetavalt isa oli kõige armastavam ja nii edasi. Aga ma mäletan seda, et peale sinu ei ole, sest ja see tuli oluliselt hiljem, peale sinu ei ole ma kogenud ühtegi nii kalki inimest kurjus peaga, kui oli minu isa. Mitte keegi ei osanud öelda nii tigedalt ja nii haavavalt, aga samal ajal passiiv-agressiivne, selline tõsine. Ja ei, ma tean seda tunnet. Ja lihtsalt see tunne ja see mälestus ja see hirm, see meeletu hirm selle inimese ees, kes ütleb õhtul, et ma olen täna olnud see ei ole küll meil nüüd praegu päris see saate teema. Meil ei ole, aga mul tuli see meelde ja see on mulle juba oluline ja ma isegi arvan, et me võiks seda üks päev võtta ette. Selles mõttes, eks see kalkus, mis purjus peaga välja lööb. Aga võtta üks küsimus selle kohta küll. Kas see kalkus, kas see hirm, mis minus on, see on ka üks haiguste tekitaja? Jaa, kindlasti on. Selles mõttes, et sa ju tegelikult sel hetkel surud alla viha ka minu vastu. Jaa. Selles mõttes, sa ei taha, eks ju, sa kardad minu reaktsiooni ja nii edasi. Hirmu ja viha. Ja sealt tuleb hirm ja hirmust tuleb viha, et mina tekitan seda hirmu sulle. Ja see kindlasti võib välja lüüa siis mingisuguse selle haigusena. See võib välja lüüa ka, öeldakse, mida kardad, seda saad, eks ju. See võib välja lüüa sellena, et ma ei tahaks nüüd öelda, et ma sellepärast rohkem jooma hakkan, aga teoreetiliselt võib see, või mõne muu sellise ebameeldiva asjana välja tagasi tulla elust. Et selles mõttes kindlasti sellised hirmud tulevad meile moel või teisel tagasi ja sellepärast on oluline hoida. Muide, seal oligi, miks mulle tundus nii ebaproportsionaalne sinu reaktsioon toona. Minul oli väga, väga suur vahe, kas sa ütled nädala lõpus, et mul oli nii raske, ma nüüd pean ennast kuidagi lõdvaks saama lasta. Sa ütled, nii mõnus päev oli, ma võtan nüüd väikse ringi juurde. Ühel juhul on sul nagu põgenemine sellest ängist, mis sa nädal aega pidanud taluma või mingi päev otsa midagi. Ja teine on see, et nii mõnus töö või mis ta siis oli iganes mingisugune tegevuseks, et ma nüüd võtan veel võimendan seda väikse pitsi. Seal on ka, aga seal on see muster, see harjumuse muster. Jah, see on seal igal juhul, aga ma ütlen, et aga pigem ma keskendusin sellele hirmule. Ja mulle endale tunduski, et vaata, kuna mulle endale oli hea olla, siis ma ei suutnud näha sinu silmadega seda halba, mida sa seal näed. Ma saan tegelikult teadusega aru, eks ju, väga hästi, missugust kalkust ja kurjust sa seal nägid. Aga minus oli selline soe ja rõõsa ja hea olemine, ma tahtsin veel võtta väikse pitsi juurde. Aga sellepärast ma siia sellesse teemasse tagasi tulingi, sest üks asi oli see, et selle praeguse hirmu teemaga, mis me rääkisime, mulle nagu veel rohkem kangastus see, kuidas see hirm, mida ma nägin või see tagajärg, mida ma nägin läbi oma hirmu. Ühesõnaga see hirm istub mul ikkagi sees ja see ei lähe naljalt ära. Ma pean sellega tegelema. Ühesõnaga üks tegelemise viis on see, et ma räägin sinuga sellest. Ja vaata, nagu sa tead, mul käib nagu mustmiljon mõtet nagu hetkega läbi, on ju.
kui mul tuleb see mõte, ma pean sellest rääkima, sellepärast, et muidu on nagu 2 sekundi pärast mul ei ole seda mõtet enam ja ta ei tule mulle meelde. Mul on nagu kuradi algav 31-aastane Alzheimeri. Aga et ühesõnaga... Läkski meelest ära. Täiesti metsas nagu. Ühesõnaga, see minu mõte, et see hirm on mu sees, see hirm väljendub kehaliselt, see hirm väljendub vihana su vastu. Kas see oli see sama õhtu või üks neist õhtutest, kus sa võtsid all seda veiniväss ja maitsesid ja ma tulin ülesse ja ma tegin süüa, mul tuli meeletu haletsushoog peale enda suhtes ja oma olukorra suhtes ja ma jõin üksi pudeli veini ära ja ma ei tea, mitu inimest ma tag'isin Facebookis ja postitsin võileivast pilte, aga point oli nagu selle... Purjuspeaga Facebookis on hullem kui purjuspeaga roolis istuda. Ära ütle, aga ei, asi ei olegi selles, asi on nagu selles, et ühesõnaga see on see sama ju, mis sa just alguses, sa alustasid seda saadet sellega, kuidas ma teen endale haiget, kui ma tunnen ennast ohustatult ja olen vihane ja õnnetu. Sama asi ju. Tulin ülesse ja ma jõin ära pudeli veini ja mul oli kohutavalt halb hommik. Oli ju, selles mõttes, et mõte on sama ju. Aga muidu, üks on kindlasti ka see, näiteks suhetes. Kui ma olen su peale, kannan viha ja põhimõtteliselt, kui ma haun kurje mõtteid sinu vastu, siis see on ju täiesti loogiline. Seesama kurjus hakkab kohe ju sinu pealt tagasi tulema minu vastu. Ehk et ei ole võimalik suhteid parandada niimoodi, ega enda enesetunnet selles suhtes parandada niimoodi, et sa maksad kätte teisele kurjusega. Mul lihtsalt siin, mul just hiljuti tuli siin ühe inimesega selline probleem esile. Ja ühesõnaga see tuleb, see kättemaks on nagu niisugune kuri energia, mis hakkab sinu ümber levima. Ja see muudab maailma täpselt samasuguseks sinu vastu. Jah, see on see tunne, et ma tahan talle halba, sellepärast, et ta tegi mulle halba, aga see on nagu Hiina tehase mürk, mis lihtsalt katab kogu su maailma. Selles mõttes, et see kogu su õhk enda ümber, sinu laste ümber, see ei jõuagi üldse selle inimeseni, keda sa tahad mürgitada, see tapab su enda ära enne. Ja sellepärast on, kui me nüüd räägime sellest, kuidas see kurjus nagu maailmas tagasi peegeldab, siis selle vastu rohi on andestamine, seal ei ole midagi teha ja see võib tihtipeale raske olla, kui sul on haiget tehtud, kui sa oled solvunud. Aga kui sa ei suuda andestada, siis see solvumus ja viha tuleb täpselt samasugusena sulle maailmast sinu peale tagasi. Ma pean tunnistama, et see on minule peaaegu võimatu. Selles mõttes, et ma ei ole andestaja tüüp. Ma pean aastaid viha ja ainukene asi, mida ma olen suutnud teha, on see, et ma teadvustan endale seda viha, seda haiget saamistunnet võimalikult täpselt. Ja ma annan endast nagu parima, et sest lahti lasta. Ma võib-olla ei suuda selle inimesega enam kunagi suhelda ja ma ei taha ta nime suhu ka võtta enam. Aga ma vähemalt, minust ei saa alatut, minust ei saa kurja inimest, kes läheb talle kätte maksma või kannab oma viha ja oma solvumist üldse väljapoole kuhugi. Ja selles mõttes ma just mõtlesin, et sul nagu väga ei peegelda tagasi just sellepärast, et sa kannatad ise selle viha all, aga sa ei lase seda endast välja. Üks asi on see, et ma tean seda, et viha, mida ma väljapoole suunan, tuleb mulle alati kohe tagasi, hävitab mind ainult ennast. Ma olen sellest väga teadlik ja ma olen seda väga hästi kogenud. Ma sain selle väiksena väga selgeks. Ja see on üks asi, mida ma tean. Teine asi on see, et kuna ma olen väga hästi kõrvalt näinud seda, kuidas viha hävitab kõik peale vihaobjekti. Ja lõpuks me saame aru sellest, et me vihkame ainult ennast. Nagu öeldakse, et vihkamine on nagu mürgikarikas, mille sa jood ära ja loodad, et teine sureb. Midagi sellist. Ühesõnaga, kui sa lähed auto kaevama, siis seal oli ka mingisugune hea ütlemine haua kaevamise kohta.
nii, aga me vist täna peame lõpetama, mul tundub meil täna vist, jah, täna on enam-vähem aeg täis, et paneme kõigile südamele, et tellige meie kanal ikkagi, sest me püüame oma vestlustega taas ja taas rõõmustada. Ja meil on siin ma arvan, et me peaksime võtma ette sõltuvused üks hetk. Mul see käis just vahepeal mul täitsa mõtte peast läbi. No sõltuvustest võib proovida rääkida, jah. Sest meil on mõlemal rääkida neist päris palju ja sõltuvused läbi hirmu ja võib-olla siis sõltuvused selles, kuidas nad hävitavad nagu meid ennast siis viha kõrvale veel. Vaata, et ühesõnaga, ja võib-olla tuleb veel mingeid muid mõtteid, ega me ei oska siin täna kõike paika panna. Nädal aega meil ei ole aega mõelda selle üle. Aga teile hästi suur aitäh. Veel kord tellige meie kanal ja kohtume nädala pärast. Tšau, tšau! Tšau, tšau!